mulle on need väga hästi sobinud ja väga ka meeldinud. Ja esimene neist on see, et ole oma sõnakasutuses laitmatu. Kõnele ausalt ja ütle vaid seda, mida sa tegelikult mõtled. Ja mitte ainult ütle, vaid vaadake, see sõnakasutuses laitmatu tähendab ka see, mis mul siin toimub. Et jah, mitte see, et ma õpin juba teistega viisakamalt ilusamini rääkima, aga peas toimub tohutu möll veel ikkagi. Ma süüdistan, ma silditan ja mitte ainult väljapoole. Teate, kui tihti me teeme seda enda suunal. See ole oma sõnakasutuses laitmatu on kõigis suundades, nii väljapoole kui ka mina ise. Ma pean sõnakasutuses olema laitmatu ka enda suunal, ka enda suhtes. Ja väldi sõna kasutamist iseenda vastu või teiste tagarääkimiseks. Selleks, et feng shui, mida ma õpetan, põhipostulaat, sarnane tõmbab sarnast. See, mida välja saadan, seda saan tagasi. Millele keskendan tähelepanu, seda rohkendan. Siis arvestage, et kui ma räägin teisi taga, räägin neist halvasti, kasutan sõna vääralt, siis see kõik pöördub minu vastu tagasi. Nii käitub minuga ka muu maailm. Ja on veel väide see, et mitte me ei saa üks-ühele tagasi kõike, mida me välja saadame, aga 2-10 kordselt, ilmselt oluliselt rohkemana. Ja millele, mis moel, seda pole öeldud, aga siit tekib kohe mõte, et head tahaks ju nõrkemiseni, halba mitte, siis tuleb hakata jälgima, mis toimub meie peas, mida me välja räägime ja mida me ka enda suunal räägime. Ja pigem kasuta sõna jõudu tõe ja armastuse tööriistana. Järgmine väga oluline punkt, esimene oli siis olema sõnakasutuses laitmatu, siis teine on see, et ära võta midagi isiklikult. Hea öelda. Aga mitte miski, mida teised teevad, pole seotud sinuga. See, mida teised ütlevad või teevad, on tegelikult nende nägemus, nende maailmapilt, nende enda reaalsus, nende unenäo peegeldus. Ja kui see kohe ei pea ka õnnestama, aga kui sa juba treeningu tulemusena oled teiste arvamuste ja tegevuste vastu immuunne, ei saa sinust tarbetu kannatamise ohvrit. Mis see tähendab? Ära võta midagi isiklikult. Mitte ainult halba, ma ei pea silmas, et kui keegi teid kritiseerib või halvasti ütleb, aga teine pool on ka liigne kiitus on täpselt sama destruktiivne, kui te selle liiga isiklikult võtate. Toon sellise näite. Näiteks te olete pidanud loengu ja andnud endast parima ja siis üks kuulajatest, kellel on hea tuju, ta tuleb, kiidab, ta ütleb, et oi, kui hästi te tegite, kui mõnusalt teil see asi tuleb välja, kui tubli, kui andekas ja nii edasi te olete kõrvust tõstetud. Aga järgmine kord täpselt samamoodi te olete andnud endast kõik parima ja nüüd see sama kuulaja tuleb, aga tal on halb tuju ja ta teeb teid maatasa, ta ütleb, et see kõlba kuhugi, te rääkisite kõik valesti, teil ebaõnnestus. Ja jälle oht see, et te võtate isiklikult. Aga tuleme selle juurde, kui teie teate, kes te olete, te niikuinii annate alati endast parima, siis see, mida keegi arvab nii heas kui halvas, ei pea teid kõigutama, teiega ei saa manipuleerida, te saate olla jätkuvalt teie ise. Et just nimelt rõhutan, et see ei tähenda ainult laitust, kriitikat, vaid ka liigne kiitus. Me ei tea, mis selle kiituse taga võib olla, teinekord on ka manipuleerimissoovid. Äkki on tal midagi vaja. Et jääge ise endaks, ärge võtke midagi isiklikult ja nii ei saa teist tarbetu kannatamise ohvrit. Väga oluline järgmine punkt on ära tee oletusi. Ära tee oletusi. Teadupärast see tuleb meil kõige paremini välja. Me arvavad, mida teised arvavad ja me teeme seda jätkuvalt. Me oletame, me arvame. Aga asi läheb palju selgemaks, kui leiate endast julgust esitada küsimusi ja ka väljendada oma tõelisi soove. Esitage küsimusi ja väljendage ka oma tõelisi soove. Vältimaks arusaamatusi, kurbust, raamat, suhtle teistega nii selgelt kui võimalik. Väga armas raamatu näide oli siin
et kui tihti on meil sellised situatsioonid, näiteks mees-naine sõidavad autos ja bensiinijaam läheneb ja naine küsib mehe käest, et kallis, ega sa juua ei taha? Mees ütleb, et ei taha ja sõidab edasi. Pärast on naine pahane, et kuidas ta ometi ei taibanud. Aga kas pole oluliselt lihtsam, kui sa väljendad, kui naisel tõesti oli janu, öelda, et kallis, pea kinni, ma tahan midagi juua. Et teised ei ole mõtete lugejad ja ei peagi olema ja me ei saa eeldada, et nad peavad seda olema. Ja uskuge, et mida selgemalt ma ise väljendun ja mida julgemalt ma julgen küsimusi esitada, siis juba üksnes sellest kokkuleppest kinni pidades võib teie elu täielikult muutuda. Jäävad ära põhjendamatud oletused, valed järeldused, valed eeldused. Nii et julgegi küsida ja ärge oletage ega arvake. Ja nüüd me jõuame viimase 4. kokkuleppeni. Tuletan meelde, esimene siis olema sõnakasutuses laitmatu. Teine on see, et ära võta midagi isiklikult. 3. ära tee oletusi. Ja 4. on anna endast alati parim. Ja just nimelt iga hetke parim ja hetketi see parim muutub ja saab ka edaspidi muutuma. Kui sa oled terve, siis sinu parim on 1. Kui sa oled haige või väsinud, siis selle hetke parim saab olla hoopis teistsugune. Aga anna lihtsalt iga olukorra parim. Täpselt nii palju, kui sul sel hetkel võimalik anda on. Ja väldi enese süüdistusi, iseenese väärkohtlemist ja kahetsust. Kui sa annad alati enda parima, siis sa oledki teinud kõik, mis sul on. Ja kui me võtame, et sa anna endast alati parim ka kõigi nende 4 või ka varasema 3 punkti suhtes, et olema sõnakasutuses laitmatu, tee täna oma parim. Tänaste võimete, teadmiste ja oskuste juures jälgi ennast, hakka juba muutusi tegema, nii mõttetasandil kui välja öeldes, anna oma parim. Ära võta midagi isiklikult, kui see kohe ei õnnestu. See ei peagi päeva pealt õnnestuma, siis anna iga hetke parim. Täna ma võtan juba vähem isiklikult, homme ilmselt veel vähem isiklikult, see on teekond. Ja ära tee oletusi punkti juures, anna ka just nimelt praeguse hetke parim, esita julgelt küsimusi ja ära tee oletusi ja väljenda ennast selgelt ja just sellisel parimal moel, mis sul täna anda on. Ja uskuge, et elu on juba väga palju muutunud. Veel ühte raamatut abiks võttes tahan rääkida teile ka 5 sammust. 5 sammust, kuidas oma sellist eluplaani, oma visiooni, oma teekonda luua oma ees.